Akadeemia korrespondentliige Jaan Rebane on sündinud 13. mail 1924 Pärnus. Nii kirjutab Ene. Eesti Nõukogude filosoof, filosoofia doktor aastast 1972, professor 1973, NLKP liige aastast 1945. Suure isemasõja ajal kuulus Eesti laskurkorpusesse. Lõpetas 1950 ÜKP Keskkomitee kõrgema parteikooli, oli aastatel 50-51 EKP Keskkomitee propagandaosakonna sektori juhataja, 51-59 EKP Keskkomitee partei ajaloo instituudi vanemteadur, aastast 1961 TRÜ õppejõud, aastast 1971 filosoofia kateedri juhataja. Uurinud peamiselt tunnetusteooriat ja loogika filosoofilisi probleeme, teostest, tunnetuse ühiskondlikust iseloomust. Niisiis filosoofia. Milliseid nõudeid kõigepealt üldse filosoofile tänapäeval esitatakse? Filosoofiale esitatavad nõuded on küllalt suured ja tahaksin rõhutada eriti just ulatuslikud, sest filosoofia on ju ühelt poolt maailmavaade, teiselt poolt materialistlik filosoofia on teadus, mis põhineb väga konkreetsel niisugusel informatsioonilisel alusel. Filosoofia põhineb kõigepealt ühiskondlikul praktikal, edasi ta põhineb tänapäeva teaduse andmetel, edasi filosoofia inimmõtte ajalool ja edasi muidugi filosoofia puhul on vaja silmas pidada, et maailmas on mitmesuguseid filosoofiaid ja kaasajal toimub küllaltki terav ideoloogiline võitlus ühelt poolt marksistliku filosoofia ja teiselt poolt mitmesuguste idealistlike kodanlike õpetuste vahel. Ja sellest muidugi tulenevad ka need nõudmised, mida tänapäeval filosoofile esitatakse. No ma paneksin nende nõudmiste reas esimesena esikohale kõigepealt kõigi marksismi-leninismi komponentide tundmise, kogu ühiskondliku elu, sotsiaalse arengu põhjaliku tundmise. Ja edasi lisanduvad siia juba niisugused spetsiifilised teadmise valdkonnad, nagu ütleme tänapäeva teaduste tundmine, filosoofia ajaloo, inimmõtte ajaloo tundmine. Miks ma seda räägin? Sageli arvatakse niimoodi, et filosoofia on niisugune äärmiselt abstraktne teadus, abstraktne teadmiste valdkond, kus võib lihtsalt abstraktsioonidega opereerida. No see on õige objektiividealistliku filosoofia kohta, kuid see mingil juhul ei kehti meie marksistlik-leninliku filosoofia puhul. No kui nii ütelda kasutada võib-olla mitte kõige rohkem õnnestunud võrdlust, filosoofiat ei saa mitte mingil juhul niimoodi teha, nagu tänapäeval teevad kirjandust mõned noored autorid. Kirjutavad küll küllalt hästi, kuid samal ajal ei ole millest kirjutada. Filosoofidega on olukord teine. Filosoofias ikkagi kirjutamiseks peab taga olema tohutu suur teadmiste pagas. Ja kuidas te siis tulite üldse sellele mõttele, et hakata filosoofiks? Ma isegi ei oskaks ütelda, et ma oleksin just sellele mõttele kunagi täpselt mingil ajal momendil tulnud. Pigem ma võin ütelda, et oli teatud niisugune elukäigu loogika, mis mind tõi filosoofia juurde. No ma õppisin Pärnus, enne sõda ma keskkooli lõpetada ei jõudnud, edasi oli evokatsioon, siis oli teenistus sõjaväes, siis edasi töötasin demobiliseerituna LKNÜ Keskkomitees, olin seal lektorite grupi juhataja, edasi suunati mind kõrgemasse parteikooli Moskvasse ja juba kõrgemas parteikoolis hakkas mul kujunema huvi filosoofia vastu. Mul on vahepeal kohe 2 küsimust siin. Palun. Kõigepealt töö Komsomoli Keskkomitees pärast seda. Seda paari sõnaga on raske iseloomustada, aga mida ma tahaksin ütelda? Esiteks oli väga pingeline periood, ta oli raske periood ja sõna tõsises mõttes ka ohtlik periood, sest tol ajal ikkagi oli meil veel olemas banditism. Kommunistlikke noori oli suhteliselt vähe. Ja edasi peab ütlema, et samal ajal nagu lektori tegevus ja lektorite töö organiseerimine oli äärmiselt huvitav, äärmiselt elav tegevus. Mul on jäänud sellest perioodist kõige paremad mälestused ja eriti tahaksin meenutada
tolleaegset Komsomoli Keskkomitee esimest sekretäri, esimest eestlasest Nõukogude Liidu kangelast Arnold Meri, kes tõesti väga hästi Komsomoli juhtis, ütleme tohutu niisugust teadmiste ringiga, väga kõrge kultuuritasemega seltsimees. No lektorid pidid siis sellel kaunis julged mehed on. Jaa, isegi loengute pidamine võis osutuda, mõningatel juhtudel, ma ütleks, et need juhud olid väga sagedased, aga võis osutuda täiesti ohtlikuks. Te ütlesite, et teil jäi keskkool lõpetamata. Kuidas sellega juhtud? No asi oli niimoodi, et mina jõudsin Pärnus lõpetada ainult 10. klassi. Aga siis Komsomoli Keskkomitees töötades ma juba lõpetasin tolleaegse Tallinna kaugõppe keskkooli. No selleks mulle anti minu mälestuse järgi umbes 6 aega puhkust. Eksamid tulid sooritada kõigis ainetes, välja arvatud vist paar ainet, mis lõppesid 10. klassiga tolleaegse õppeprogrammi järgi. Nii et 11. klassi kursuse omandamiseks keskelt läbi ühes aines, kulus jäi aega 2-3 päeva. Aga tulin toime, sain 1-4, ülejäänud olid 5. Nii, ja siis Moskvas kõrgem parteikool ja pärast seda? Kõrgemas parteikoolis muidugi meile näiteks filosoofiat õpetasid väga niisugused tolle aja kohta ja ka, kes elus on ka tänapäeval tuntud juhtivad Nõukogude filosoofid. Näiteks ütleme, luges meile ajaloolise materialismi kursust akadeemik Fjodor Konstantinov, siis dialektilise materialismi kursust professor Mark Rosenthal, tema raamatud dialektikast olid tollal väga laialt kasutatavad. Isiklikult näiteks minu seminari rühma juhendas professor Viktor Kalbanovski ja muidugi seal kujunes teatud niisugune kindlasuunaline huvi just filosoofia küsimuste vastu. Aga alguses päris vist kohe tagasi tulles koolist see rakendust ei leidnud? Mingil määral ta rakendust leidis, sest ma ise hakkasin õpetama filosoofia kursusi, aga mina ikkagi hindan seda kui teekonna algust ja ütleme niisugune sügavam filosoofiaga tutvumine toimus siis, kui ma töötasin Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee parteiajaloo instituudis tõlgete alal. Ma tõlkisin väga palju Lenini teoseid ja sealhulgas ma tõlkisin näiteks niisuguse Lenini suure töö nagu filosoofilised vihikud. Toimetasin Lenini materialismi ja empirokrititsismi, muidugi ma tegin teisi tõlketöid ka. Aga kui nüüd tulla tagasi filosoofiliste vihikute juurde, siis nende tõlkimine oli ikkagi tõeline niisugune uurimistöö, sellepärast Lenin ju konspekteeris väga paljusid autoreid. Edasi need tekstid olid paljudes keeltes, ütleme Hegel saksa keeles, ja tuli hästi palju uurida. Ja minu arvates, ütleme, seal mul lõplikult hakkas välja kujunema niisugune uurimuslik huvi filosoofia vastu. Ja siis Tartu Riiklik Ülikool? Jah. Siia ma tulin aspirantuuri 1959. aastal. Tollal juhatas filosoofia kateedri professor Otto Stein. Otto Steiniga ma olin ka varemalt koos töötanud. Olin temaga koos töötanud nii hästi lektorite grupi perioodil kui ka Vabariiklikus parteikoolis, kui ma seal filosoofiat õpetasin. Ja hiljem sai kateedri juhatajaks professor Mihhail Makarov. Makarovi kohta ma tahaksin ütelda seda, et temal on tõesti suuri teeneid selles, et meie kateedril on välja kujunenud niisugune tugev teaduslik potentsiaal. Ta ise on niisugune erudeeritud seltsimees, samal ajal muidugi ka üliõpilaste suhtes nõudlik pedagoog. Nüüd Tartu Riiklikus Ülikoolis aspirantuuris olles juba sai enam-vähem selgeks ka minu uurimistööde suund. Selleks oli tunnetusteooria ja kitsamalt võttes dialektilise loogika probleemid. Tol ajal oli nii, et dialektilist loogikat arutati nii üht kui teistpidi. Oli autoreid, kes arutasid selle üle, et dialektiline loogika on olemas, teised väitsid, et niisugust ei ole olemas. Tehti katseid isegi koostada spetsiaalseid raamatuid dialektilise loogika kohta, mis oleksid niimoodi kõrvutatavad formaalse loogika traditsiooniliste õpikutega. Minul selle probleemi uurimisel natukene suund muutus teiseks. Ma veendusin ikka rohkem selles, et esiteks formaalne loogika omab täielikku eluõigust, mitte mingil määral ei tohi formaalset loogikat eitada, ja et dialektiline loogika on ikkagi sisulise tunnetuse loogika, on dialektika kategooriate kasutamine sisulise mõtlemise protsessis
ja eriti on dialektika seotud tunnetuse ajaloolise arenguga ja tunnetuse sotsiaalse determinatsiooniga. Nii, missugust haridust üldse vajab filosoof, mis te arvate? Filosoofia hariduse kohta on ka toimunud meil vaidlusi. No täiesti selge on see, et filosoofia valmistatakse ette filosoofia teaduskondades ja minu arvates see on üks tee ja on küllalt hea tee. Kuid on olemas ka teine võimalus. Nimelt niisugune võimalus, et meie filosoofe valmistame ette mingisuguse teise eriala alusel. Näiteks ütleme, inimene on saanud kõrghariduse kas füüsikas, bioloogias, matemaatikas ja ta saab täiendava filosoofilise hariduse ja siis tegutseb filosoofina. Minu arvates mõlemad teed on viljakad. Meie olude tõttu sellepärast, et meil ei ole filosoofia teaduskonda. Me oleme sunnitud kasutama teist teed. Tähendab, meie kaader põhiliselt on inimesed, kes on spetsialistid füüsikas ja nii edasi. On vaja meil filosoofia teaduskonda? Ma vastaksin sellele küsimusele üsna kõhklevalt. Sellepärast, et teatud filosoofia on meil vähe, see on selge. Aga ütleme, kui me hakkaksime filosoofia väga suurel hulgal ette valmistama, no ütleme näiteks niimoodi 25 filosoofia aastas või 50 filosoofia aastas, siis me peame enne läbi mõtlema, kuidas me neid hakkame rakendama. Aga nüüd, kui tulla tagasi selle alguse juurde, siis ma kordan, et mõlemad teed on vajalikud, sellepärast, et tänapäeva marksistlik filosoofia on piisavalt diferentseerunud. Siin on väga palju filosoofia erialasid, no ütleme näiteks dialektiline, ajalooline, materialism, esteetika, eetika, teaduse metodoloogia, filosoofia, ajalugu ja nii edasi. On kohti, kus on vaja spetsiaalset filosoofilist haridust. Aga näiteks teaduse metodoloogias on tingimata vaja ka mingisuguse teise teaduse valdkonnas vähemalt kõrgharidust. Aga nüüd, kui ma nüüd lõpetuseks tahan ütelda, filosoofia spetsiifika on veel milleski. See on niisugune tegevusala või teadusala, kus tuleb eluaeg, elu lõpuni tuleb juurde õppida. Siin kuhugi ei pääse. Tänapäeva eriti teravnenud ideoloogilise võitluse tingimuses peab ju tundma oma vastaste teid. Jah, seda filosoofid peavad tundma. Ja sellepärast ütleme üks nõue, mida ma võib-olla alguses ei ütelnud, aga mis tingimata on vajalik, kes tahab filosoofiaga viljakalt tegelda, peab tundma vähemalt ühte või paari võõrkeelt. Me peame oma ideoloogilisi vastaseid, ütlen filosoofias oma ideoloogilisi ja teoreetilisi vastaseid, lugema siiski nende originaalides. Ja siin on ühelt poolt niisugused asjad. Loeme selleks mitte, et nüüd hakata jäljendama, seda ei tule kellelegi pähe. Aga ühelt poolt loeme selleks, et kritiseerida neid, et nende vigu näidata ja teiselt poolt, et otsida ka vastuseid küsimustele, mille alusel nemad spekuleerivad. Ja see on üks tegevuse valdkond, mis on, ütleme, marksistliku filosoofia loovaks edasi arendamiseks hädavajalik. Sest ma kordan, filosoofia on ka ideoloogilise võitluse valdkond. Teiste erialade spetsialistid seda sageli ei mõista, et milleks arendage oma teooriat oma ette, niimoodi ei saa. Nii, et see ei pea muidugi ammugi paika, et filosoof on meil kõige elukaugem teadlane. No tähendab, filosoof, kes on oma eriala spetsialist, on elule ülimalt lähedal. No mõni filosoof võib olla elust kaugel ka. Mida te võite öelda filosoofia kui teaduse keelest? No vaat siin on asi järgmine. Küsimus on hästi huvitavalt seatud. Kõigepealt filosoofial kui teadusel või teaduslikul distsipliinil või teoorial on olemas oma teaduskeel. See on üks moment. Aga samal ajal, kuivõrd filosoofilisi õpetusi on maailmas palju. Meil on ühtne marksistlik-leenlik filosoofia, aga kodanlike filosoofiate, ütleme, igasuguste ismide loetelu ma katsugi praegu siin anda. Siis tekib paratamatult ühelt poolt olukord, et on kõik võimalike terminite rägastik, terminoloogiline segadus. Ja siin on vaja nüüd osata näha terminoloogilise selle risustamise taga lõppkokkuvõttes ikkagi filosoofia põhisuundad, ütleme, materialismi, idealismi võitlust, kodanliku ja kommunistliku ideoloogia võitlust, tuleb osata näha seda, millest rääkis Lenin. Aga siia tuleb juurde veel teine moment. Filosoofia kui
teaduse keel või kui teadusliku distsipliini teooria keel, on esitatud ikkagi tavalises rahvuskeeles. See on, ütleme, kasutatakse, ütleme, niisugused tavalise keele mõisteid, mis siis tuuakse, mille najal siis esitakse filosoofilisi kontseptsioone. Ja siin on nüüd mõned niisugused märkused vajalikud. Kõigepealt meie oma filosoofia terminoloogia kohta. Meil on kindlalt välja kujunenud marksistlik terminoloogia, kontseptuaalne mõisteline aparaat ja samal ajal terminite arv muidugi suureneb seoses sellega, et filosoofia üldistab teaduste andmeid ja tulevad sisse niisugused üldteaduslikud mõisted, mis ei ole, ütleme, traditsioonilised filosoofilised terminid. Ma nimetan neist informatsioon, struktuur, süsteem, võib-olla isegi mälu ja nii edasi. Ja sellepärast siin peab olema küllaltki ettevaatlik, et mitte sattuda niisuguse terminoloogilise palaviku võimusesse, uute terminite juurutamise võimusesse, vaid tuua neid ikkagi ainult sisse siis, kui see on vajalik. See on üks moment. Teine moment on, filosoofia on teoreetiline distsipliin. Ja filosoofid on huvitatud ikkagi sellest, et nende uurimuste tulemused saaksid teatavaks spetsialistide ringkonnale, ma ütlen isegi laiale, vaid spetsialistide ringkonnale. Ja sellepärast, ütleme, näiteks meie peame täiesti normaalseks, et ütleme, meie toimetised ilmuvad vene keeles ja ainult vene keeles, me toome oma tulemused üleliidulise filosoofilise avalikkuse ette. Samuti ilmuvad meie tööd, küllaltki sageli ilmuvad rahvusvahelistes väljaannetes ja välismaal. Aga mis teha nüüd selle päris laia publikuga? Aga selleks on olemas meil täiesti selge moodus, me anname järjekindlalt, näiteks meie kateedra annab järjekindlalt välja raamatuid eesti keeles, ütleme meie filosoofilised väljaanded nagu mateeria ja teadvus, ajalooline materialism, hiljuti tuli teaduse metodoloogia, neid on 10. Nemad ilmuvad keskeltläbi tiraažiga 5000. Ja mis on veel huvitav, asjad, mis on ilmunud kuskil, ütleme, 60. aastatel, nad on ilmunud välja kordustrükis ja me väga väikeste, nii ütelda, muudatustega anname nad arvatavasti välja veel 3. trükis. Nii et selles mõttes, kui rääkida nüüd Nõukogude Eestist, siis filosoofilist kirjandust ühe elaniku kohta meil tuleb ikkagi väga-väga palju. Aga muidugi ma jään selle juurde, siiski filosoofilise töö niisuguseks kriteeriumiks on ikkagi tulemuste tutvustamine üleliidulisele ja rahvusvahelisele filosoofilisele avalikkusele. Läksime nüüd teie enda eluteest natuke kaugele. Jäime esialgu jäime sinna juurde, kuidas te TRÜ filosoofia kateedris tööd alustasite? Kandidaaditöö kõigepealt. Kandidaaditöö mul oli dialektilise loogika tähtsus seoses tunnetuse ühiskondliku olemusega, kaitsesin seda Moskvas filosoofia instituudis. Kaitsmine toimus 62. aastal. Doktoritöö nüüd selle kohta, doktoritöö kasvas välja nendest nii-ütelda uurimise perspektiividest, mis said selgeks 60. aastate alguses. Doktoritöös ma panin peatähelepanu just tunnetuse sotsiaalsele determinatsioonile ja tegin selle juba küllalt suure, kuidas ütelda, teaduslike distsipliinide, andmete hulga nii filosoofilise üldistamise alusel. Siin missugused teadusalad mulle pakkusid huvi ja mida ma kasutasin doktoritöös. Loomulikult filosoofia ajalugune see on arusaadav ja marksismi rajajate põhiseisukohad tunnetuse sotsiaalse olemuse küsimuses, see on ka arusaadav. Aga siiski niisugused teadusalad nagu küberneetika ja informatsiooniteooria, geneetika, kaasaegne evolutsiooniteooria, antropogeneesiteooria, edasi teoreetiline etnograafia ehk kultuuriantropoloogia, nagu ta nimetatakse inglise keelt kõnelevates maades, edasi tunnetuse sotsioloogia, metalingvistika, üldine semantika. Ma kardan, et selline loetelu muidugi hästi vähe ütleb. Iga sellise nimetuse taga seisab tegelikult teatud niisugune andmete plokk, mis on äärmiselt vajalik, kui me tahame arvestada inimtunnetuse sotsiaalset determinatsiooni, tähendab sotsiaalset tingitust.
Mis te arvate pärilikkusest? No, mida ma pärilikkuse kohta oskan ütelda? Siin minu arvamine loeb vähe, sellepärast, et on olemas tänapäeva bioloogia täiesti selged andmed. No, lühidalt öeldes on küsimus järgmine. Veel 19. sajandil, kuni meie sajandi alguseni, valitses üldiselt seisukoht, et eluajal omandatud tunnused, kaasa arvatud ka psüühilised võimed, on mingil määral edasi antavad. Ütleme, kui me võtame näiteks klassikalise freudismi, Sigmund Freudi ja Carl Jungi kontseptsioonid, siis klassikalise freudismi sisuks on just see, et eluajal omandatud, tähendab eluajal omandatud, mis mõttes eluajal omandatud, ürgühiskonnas omandatud psüühilised struktuurid kanduvad üle kuidagi tänapäeva inimese psüühikasse. Freudil on need struktuurid kompleksid, Jungil on need arhetüübid ja need struktuurid moodustavadki tänapäeva inimese psüühika aluse. No tänapäeva geneetika näitab täiesti selgesti, et mitte mingisugust eluajal omandatud tunnuste, kaasa arvatud ka psüühilised struktuurid, pärilikku ülekandmist aset ei leia. Teiste sõnadega, tänapäeva inimene ei erine oma tunnetusvõimete poolest, tähendab pärilike tunnetusvõimete poolest, mitte mingil määral kiviaja inimesest. Vaat see oleks see vastus pärilikkuse kohta. Kuidas see kontseptsioon teie enda kohta kehtib? Mis mõttes? No, ma mõtlen, et teie perekonnast ja suguvõsast on õige mitu teadlast. No, aga siin on üks väikene nüanss on siiski asjal olemas. Ja see nüanss on järgmine. Kui me seda räägime, siis see ei tähenda, et inimesed oleksid oma pärilike eelsoodumuste poolest täpselt ühesugused. Ka ütleme näiteks tunnetusvõime seisukohalt, ütleme mingisuguse musikaalsuse poolest, on inimestel ikkagi küllaltki suured erinevused. Selles on asi, aga need erinevused olid olemas kiviajal, nad on olemas tänapäeval ja need erinevused ei tähenda mingit ebavõrdsust, eks ole õige. Ütleme, kellel ühel inimesel on absoluutne kuulmine, teisel on suurepärane matemaatikaalne, niimoodi, kumb on neid parem. Igasugused inimtegevuse sfäärid on ju vähemalt meie ühiskonnas sotsiaalselt võrdsed. Nii et selles mõttes muidugi, kui te ütlete, et perekonnast nii palju on võrsunud, eks mingisugune ikkagi niisugune pärilik eelsoodumus just ütleme teaduslikuks tegevuseks on olemas ja ütleme matemaatikaga tegelemiseks on ilmselt meile kõigile vendadele ühine. No meid on 4 venda, mina olen siis kõige vanem, Karl Rebane on füüsik, Eestis on ta Teaduste Akadeemia president, Toomas Rebane on ka füüsikadoktor, töötab Leningradi ülikoolis ja 4. vend Jüri Rebane on matemaatikakandidaat, töötab Moskvas. Nii et täiesti selge on, et mingisugune niisugune soodumus, tendents, ütleme täppisteadustega tegelemiseks on olemas. Aga muidugi edasi on kõige tähtsam see, et ikkagi on võimalused inimestel teadusega tegelda ja siin muidugi ma olen juba küllalt vana inimene ja tahaksin rõhutada seda, et ikkagi niisuguseid võimalusi teadusega tegelemiseks, nagu see on, ütleme, meil Nõukogude ühiskonnas, ei ole ikkagi varemalt ei olnud, sellest ei maksa tunnistada ka. Missuguste hinnangute üle teie töödele olete tundnud kõige suuremat rõõmu? Raske on ütelda, sellepärast, et hinnangud on nüüd mitmesugused. Ütleme, kui niimoodi võtta suurusjärgult, siis muidugi kõige rohkem rõõmu on teinud väitekirjade kaitsmine, see on üks asi. Edasi väitekirjade kinnitamine samuti. Aga kui niimoodi võtta hilisemast perioodist, siis muidugi väga suurt rõõmu valmistas Nõukogude Eesti preemia määramine minu poolt juhitavale autorite kollektiivile möödunud aastal uurimuste eest, mis käsitlevad tunnetuse sotsiaalset determinatsiooni. Siis muidugi väga suurt rõõmu valmistas ka Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks valimine. See on niisugune, kui te küsimuse seate, niisugune subjektiivsest küljest. Aga muidugi ütleme, kui rääkida objektiivselt, siis objektiivselt ikkagi ma loen, need on muidugi ka objektiivsed hinnangud, ma ei taha sugugi rõhutada, et need hinnangud on subjektiivsed. Aga siiski ütleme, mis on pidevalt töötav objektiivne hinnangute süsteem on siiski publikatsioonid. Konkreetselt?
no ma arvan niimoodi, et publikatsioonid meile filosoofidele üldse, vähemalt me oma kateedris seame küsimust niimoodi, publikatsioonid vähemalt üleliidulisel tasemel või siis rahvusvahelisel tasemel. Teie töötate õppejõuna, olete esinenud paljude loengutega, samuti raadios ja televisioonis. Mida te arvate, mida peaks tegema, et meie propaganda veel efektiivsem oleks? No mida peaks tegema? No minu arvates propaganda efektiivsus eelkõige sõltub propagandistidest. Ja mingit retsepti propagandisti meisterlikkuse kohta mina välja pakkuda ei julge. Ma arvan, et kõige tähtsam on siiski propagandisti puhul see, et temal oleks hästi palju teadmisi. Piltlikult ma pakun niisuguse variandi. Kui keegi millestki inimestele räägib, kui ta mingis küsimuses esineb, siis ta peab teadma vähemalt 10 korda rohkem kui see, mida ta parajasti välja pakub. See on esimene nõue. No see 10 on muidugi piltlik. Aga kui sellest nõudest on kinni peetud, siis juhtub huvitav asi. Toimub niisugune kvalitatiivne hüpe. Üldistused muutuvad selgeteks, julgeteks, loogilisteks. Ja selgub veel üks asi, ta saab asja ära rääkida küllaltki lühidalt. Teine asi muidugi, mis on vajalik, et propaganda oleks hea, on niisugune tagasiside või silmside kuulajatega. Selles mõttes näiteks ütleme, televisioonis esinemine on üks kõige ebameeldivam esinemise vorm üldse. Ja edasi veel üks väike asi, mis on väga oluline. Vaja on vältida trafareete. Trafareedid hävitavad ka sisuka esinemise ja kui trafareete on liiga palju, siis paratamatult tekib järeldus, et rääkijal ei olegi endal palju rohkemat, nii ütelda, peas või teadmistes, kui see, mida ta parajasti välja pakub. Vaat need on need nõudmised. Nii et kui lühidalt kokku võtta, mina arvan ikkagi, et eelkõige sõltub see ikkagi propagandisti teadmistest ja teadmistest tuleneb meisterlikkus. Seda printsiipi me pidevalt rakendame muide ka kõrgkoolis. Näiteks ütleme, me võiksid ju väga hästi üldaineid õpetada inimesed ilma teaduslike kraadideta, mitte midagi ei juhtuks. Aga siiski me taotleme seda, et kursusi loeksid doktorid, kandidaadid. Elu on seda näinud, et nii on vajalik. Nüüd mõnikord kahjuks arvatakse, aga et propagandatöös kõige tähtsam on vorm. No vormi tähtsust alahinnata ei maksa, kuid siiski mulle tundub, et ka siin on nii nagu teistel elualadel, vorm on küll aktiivne, kuid lõppkokkuvõttes sisu määrab vormi. See ei ole minu mõte, see on vana, klassikaline filosoofias omaks võetud mõte. Teie juhtidel on olnud nüüd filosoofia kateeder üle 10 aasta. Mille üle siis võite seal uhke olla? No ma arvan, mina isiklikult nüüd millegi üle uhke ei taha olla. Kui rääkida kateedrist enesest, siis kateedri töö minu arvates oleneb 3 tegurist. Esiteks ta oleneb sellest, missugused võimalused on kateedrile loodud ülikoolis. Minu hinnangu järgi need võimalused on head ja sellelt kohalt tuleb tunnistada meie ülikooli juhtkonna teeneid. Ma tahaksin märkida professor Arnold Koopi, professor Uno Palmi, professor Herbert Metsat ja loomulikult ka prorektor Valter Haamerit, kelle tegevusest, nagu üldse kogu ülikooli juhtkonnast, väga oleneb meie kateedrite töö. Ja teine tegurite rühm on kateedri isikuline koosseis, need inimesed, kes meil on. No ma ei ole vist mõtet kõike hakata nimetama, aga siiski mõned seltsimehed ma võiksin nimetada. Meil on väga tugev koosseis praegu. Meil töötavad professorid, doktorid, Leonid Stalovitš, Rem Blum, edasi dotsendid Paul Kenkman, dotsent Eero Loonel hiljuti valmis doktoritöö, läheb varsti kaitsmisele. Edasi dotsent Rein Vihalem kirjutab praegu doktoritööd, dotsent Ülo Matjus, dotsent Andrus Pork ja palju teisi seltsimehi. Kuid ka see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et kateedris praegu on pidev noore kaadri juurdekasv. Meil tuleb keskelt läbi 1 teaduste kandidaat aastas juurde ja tulevad juurde väga perspektiivikad õppejõud, teadlased. Teie olete ka TRÜ ühiskonnateaduste nõukogu esimees. Jah, olen. Ja olen seda juba 12 aastat. No see on omaette suur probleemide ring, aga tahaksin siiski ütelda järgmist.
Kõigepealt meil on 4 ühiskonnateaduste kateedrit ja 1 laboratoorium, kommunistliku kasvatuse uurimise laboratoorium. Kateedrite koosseis, kui ma rääkisin praegu filosoofia kateedrist, on meil üldiselt tugev. Meil on näiteks 8 teaduste doktorit 4 kateedri kohta. Edasi, kõigis kateedrites tehakse praegu lepingulisi uurimistöid, mis on orienteeritud sellele, et anda abi rahvamajanduslike ülesannete lahendamisel. Nüüd kateedrid ise on tänu nõukogu olemasolule küllaltki tihedasti seotud, kuivõrd kõik kateedrid õpetavad ühiselt marksismi-leninismi komponente, on olemas side, oleme suutnud vältida tarbetuid kordamisi, mis muide programmides mõnigi kord ette tuleb, ja on veel üks väga tähtis joon. On osutunud võimalikuks hakata realiseerima lepingulistes töödes, tähendab ettevõtete või ministeeriumidega sõlmitavates töödes komplekssuse printsiipi. Tähendab rakendada mingi probleemi uurimiseks erinevate teadusalade esindajaid. Näiteks mina ise olen juhendanud lepinguid, mis uurivad insener-tehnilise ja juhtiva kaadri kasutamist. Ja nüüd see ei ole puhtal kujul sotsioloogilised uurimused. Siin me üheaegselt võtame nii hästi sotsioloogilise külje, küsitluste külje, kui võtame ka majandusteadusliku külje, võtame juriidilise külje, rakendame psühholoogia ja nii edasi. Ja selles mõttes ma olen arvamisel, et just kõrgkoolis, kus puuduvad ametkondlikud barjäärid, kus ühes õppeasutuses töötavad väga paljude erialade esindajad, on väga soodsad võimalused sedalaadi komplekssete uurimuste läbiviimiseks. Siin on tähendab üks ja sama õppeasutus ja spetsialiste saab rakendada täpselt nii palju, kui on vaja. Ja muide ma tahaksin ütelda, et NLKP Keskkomitee projektis, mis käsitleb Nõukogude Liidu rahvamajanduse arengu põhisuundi aastal 1981 kuni 85 ja kuni 90 aastani, on spetsiaalselt märgitud seda, et tuleb tõsta kõrgkoolide teaduse efektiivsust tähtsate rahvamajanduslike ülesannete lahendamisel. Ja just niisugune komplekssus on ilmselt üks võti selle efektiivsuse tõstmiseks reas valdkondades. Antud juhul ütleme näiteks juhtimise uurimisel, juhtimisprotsesside uurimisel. Nii, aga mis teid vihale ajab siis? No ma ei tea, ma üldiselt arvatakse, et ma vihale nii väga ei lähe ja ega otseselt seda, võib-olla see on liiga nii, kuidas ütelda, liiga rängalt, jah, aga võib-olla kui sõnastada nii natuke tagasihoidlikumalt, et mis siis segab või mis siis takistab. No loomulikult, mis kõige rohkem takistab, on pidev ajapuudus. Vaat me praegu räägime, ütleme, kõrgkooli teadusest ja me suhtume kõrgkooli doktoritesse, kandidaatidesse sama mõõdupuuga, nagu Teaduste Akadeemia doktoritesse, kandidaatidesse. Unustame aga ära, et nende põhitööks on ju õppetöö ja kõike seda tehakse kõrvalt. Meie publikatsioonide näitajad ja arvud on väga reljeefsed. Võib-olla ma mõnele arvud ütlengi. Ja siis see ajapuudus. Ja nüüd ajapuudusel on ühelt poolt niisugused paratamatud objektiivsed tegurid. No üliõpilasi tuleb õpetada, üliõpilastega tuleb tegeleda, see on kõik, kuulub asja juurde. Ja paratamatult hakkad mõtlema, et kus on need valdkonnad, kus saaks nüüd veel aega kokku hoida. Ja vähemalt nii kateedri juhataja seisukohalt tundub, et üks suur võimalus aja kokkuhoidmiseks oleks, tähendab kõik võimalike paberlike aruannete hulga vähendamine. Muide, see ei sõltu sugugi ülikoolist, see on niisugune paratamatu protsess, mis kaasneb sellega, et teadus kasvab eksponentkõvera järgi, vastavalt toimuvad kõik muud protsessid. Tähendab, võiks olla vähem paberlikku aruandeid ja võiks olla vähem ka mitmesuguseid nõupidamisi. Neid muide meil ülemäära palju minu arvates siiski ei ole, aga vähem võib alati olla. No aga kas hobideks ikka aega jätkub? Hobideks, no kuidas ütelda, hobid on küllaltki niisugune ebamäärane mõiste, mingil määral jätkub, millega ma nii vabal ajal veel tegelen, kui seda vaba aega on. No armastan kalal käia, eriti talvel kalal käia, mängin malet. Kus kohal? Peipsil olen käinud, tänav on halb jää ainult, aga 3 korda olen jõudnud ära käia siiski selle talve jooksul. Niimoodi malet olen mänginud. No malemänguks aega ei jätku, see on täiesti selge. Kunagi ma Moskvas mängi, oli mul esimene malemängus esimene järk. No aga male nõuab praegu samasugust tööd nagu teadus, nii et see ei ole kõrvutatud. Välku mängin hea meelega.
Pimesi ka? Pimesi ei mängi. Olen kunagi nooremast peast nalja pärast proovinud, aga ei mängi. Nii. No tänan teid intervjuu eest ja soovin jõudu, et siis need soovid, mis te siin saate lõpupoole esitasite, et need ka täituksid ja et Peipsil käimiseks ja male mängimiseks aega jääks ka. Aitäh! Sest see ju annab jõudu.